Tervitused Vahtralehe maalt. Tundub päris uskumatu, aga 1 kuu meie Toronto aastast on juba sisuliselt selja taga. Ja kuigi pool sellest ajast peaaegu olime karantiinis 4 seina vahel, siis on see olnud üks tore aeg. Oleme saanud palju näha, palju õppida, palju sisse elada. Kahtlustan, et seda sisseelamist jätkub terveks aastaks, sest lihtsalt ongi nii palju, mida uues kontekstis, uues kohas õppida, näha, kõike, mis ikka jälle üllatab ja vaimustab. Alustame jalgrattamatku. Meie viimase aja suurim muutus on see, et me oleme saanud endale rattad alla. Igaüks 2 ratast ja oleme seda nautinud. Oleme sõitnud siia ja sinna poole. Sõidame kusagil, kus ei ole kõik teed. Ja seda rõõmu oleme me siin kogu raha eest nautinud. Sõitnud ringi nii mööda Ontario kallast. Kui rohkem südalinna pool, siis selle Scarborough linnaosa mõttes sõitnud mööda väikeseid tänavaid ja suuri teid. Ja mina olen aru saanud, jõudnud sellisele kurvale tõdemusele, et ma olen oma pere kõige kehvem orienteeruja, sest ma lihtsalt ei suuda ikka veel aru saada täpselt, kuhu need teed või mis täpselt isegi vahel väga üldiselt, kuhu ja mis suunas mingi tee läheb. Mingisugune seostamisvõime tundub on mul kaduma läinud või puudu, aga selle eest on mul head orienteerujad Johannes ja Monika, kelle järgi on siis tore sõita. Kahjuks me neid sõitmisi väga filmida ei ole saanud, lihtsalt sellepärast, et filmida ja sõita on väga keeruline ja ohtlik. Rattaretk on sellisel liiklusel. Ühele meie seast meeldib väga loomulikult poodides käia. Pildi ja videomaterjali ka sellest mul väga palju pole, lihtsalt mina pean doseerima poodides käikusid väga väikestes kogustes, sellepärast et muidu see tekitab mul mingisuguseid kõrvalnähtusi ja tervisehädasid. Aga koos käisime näiteks IKEAs või IKEA, kuidas nad siin seda ütlevad. Ja rootslaste poodi läksin rõõmuga, aga seda oli ka natuke palju minu jaoks. Valges läksime, pimedast tulime välja ja ega seal nüüd hirmus palju midagi väga põrutavat ei olnud, aga mingist pudi-padi Monika sealt kaasa võttis koju. Aga eks me oleme aru saanud, et siin hirmus hoogu poodlemisega minna ei tasu, vahel juhtub, leiab mõningaid asju, mis on üllatavalt odavad, aga üldiselt on hinnad just sellisel igapäeva tarvetel päris kallid. Toidukaubad, kui vaja näiteks ravimeid osta, siis tunduvad päris kallid hinnad. Kumbki neist ma arvan, et äkki see $11. See on $5. Ja see on $6. Vahukoor liitrine $8. Ja nii edasi. Mais oli väga kallis. Tomatid väga kallis. Kõik oli kallis. Käisime tutvumas koos Kairega ka Toronto ööeluga. Küll oli midagi 8:30 või 9 õhtul, aga pime oli kui öösel. Ja seda uhkem ja toredam oli see paik, kus me käisime, nimelt Distillery nimeline piirkond, selline vana 19. sajandi ehitised. Midagi võib-olla meenutab Noblessnerit, Telliskivi loomelinnakut, Tallinna vanalinna kuidagi kokku. Vanad hooned, mis on korda tehtud 20 aastat tagasi umbes, siis grupp visionääre mõtles, et need vanad
viinavabriku hooned ja kõik, mis sellega seondub. Vist oli midagi 40 ja peale hoonet, et need võiks korda teha ja luua Torontosse ühe piirkonna, mille üle oleks Toronto rahval endal uhke ja tore. Ja nii siis sellist viktoriaanlikku arhitektuuri hakati ühendama 21. sajandi ideede ja mõtetega ja välja tuli siis tõeliselt vahva piirkond. Ja seal siis saavad kokku äriinimesed ja kunstiinimesed, et siuke hipster piirkond ja seal kõrval kuskil üsna lähedal juba hakkavad uhked pilvelõhkujad ja moodsad majad. Omaette postituse, ma ei tea, võib-olla kunagi täitsa teen seda, võiks teha siinsetest inimestest, sest inimesed on lihtsalt toredad. Ja jätkuvalt on veidikene harjumatu see, et tänava peal jalgrattaga sõites või jalutades mitmed inimesed vaatavad sulle otsa, naeratavad ja ütlevad tere ja ikka on see selline imelik koht veidikene, et kui ta how do you do küsib su käest, tahaks minna ja oma elulugu rääkida, aga tõenäoliselt see on, mida nad päris ei oota, aga selline vaba, rõõmus, naeratav suhtlemisstiil inimestega, keda tegelikult ei tunne, see on selline hästi positiivne. Lisaks armsatele koguduse inimestele on armsad ka meie naabrid ühel pool ja ka üle tee on noored Kreeka perekonnad ja teisel pool on armas vanaproua Grace, kes on väljendanud kõik võimalikul viisil seda, kui tore see on, et me oleme sinna tulnud juba ligetiimilt, kes valmistas ette meie elamist, on ta välja uurinud kõik meie nimed ja seega esimesel kohtumisel teadis ta kõikide meie nimesid, oleme vahetanud kooke ja saatis ta meile, pani postkasti armsa tervituskaardi, kus tänas meid kõige selle eest, mis me oleme juba omavahel suhelnud ja jaganud ja viisime ühel päeval ka talle ühe potilille ja siis kõige selle peale armas Grace ütles, et te ei pea alati tagasi tooma, kui mina teile midagi kingin. Et teie olete ju need, kes te tulite ja mina tahan teid tervitada, et ei pea kõike tagasi tooma, nii et eks me õpime seda kättemaksuhimu maha suruma. Aga üle 80-aastane Grace ei ole sugugi mitte kõige vanem. Meie lähikondlastes siin tänava peal, õigemini naabertänaval on eriti eakad tegelased ja neid tuleb iga päev juurde. Märkimisväärne tervis on inimesed on vitaalsed ja toimetavad viimase hetkeni välja. No tegelikult on lugu küll selles, et eestlased nimetavad seda mardipäevaks, aga Halloween on tulemas ja seega oleme täheldanud, et inimesed väga hoolega valmistuvad selleks. Mitmetes hoovides on Halloweeni tuled, nagu meil võib-olla jõuluajal, aga see vastava temaatikaga mingisugused humanoidid on projitseeritud seinte peale ja mingid tegelasi pannakse õue üles, kes siis oleks võimalikult hirmsad ja koledad, nii et seda saab näha siin veel järgmisel nädalal, et mis siin maja õuedes kõik sündima hakkab ja ma saan aru, et ukse taha on lapsi oodata, kui COVID kontekstis ma saan aru, on neil mingid spetsiaalsed sellised pulga otsas olevad karbikesed, et väga lähedal ei pea tulema, et sinna saab siis komme panna. Natuke loomadest ka, siinsed elanikud on hädas skunkide ja pesukarudega. Me aeg-ajalt tunneme sellist imelikku lõhna, Monika on ütelnud, see on selline looma ja lõhn, aga tundub, et need on kohad, kus siis skunk on ennast tühjendanud kas siis aedade vastu või põõsaste vastu, siis selline kinni hoitud loomade, kus on palju, ma ei tea, koeri või rebase farmi lõhn aeg-ajalt tuleb kuskil tänava nurgas tunda. Skunki me nägime autoaknast ühel pimedal õhtul, teda filmida ei saanud, aga õnneks Monika sai kokku oma suure armastuse pesukaruga. Kohalikud inimesed küll, kui seda kuulevad, et Monikale meeldivad pesukarud, jäävad nagu veidikene vaikseks mõneks ajaks, seepärast, et nende jaoks on pesukarud tõeline nuhtlus ja lausa ohtlikud loomad, et ei tasu väga lähedal ronida, aga õnneks see pesukaru, kellega me kohtusime, väga ohtlik ei olnud ja üldse natukene kehva kontekst oli, kus Monika oma armastatud loomaga kohtus.
Meie sportlikust eluviisist annab veidike tunnistust ka see, et käisime matkamas kohalikus linnapargis siin meie lähedal. Eelmised 2 korda, kui me oleme Torontos käinud, on meid siis võõrustanud armas Ester, kes viis meid oma koeraga. See oli vist Austraalia lambakoer, Bailey nimeline, viis meid siis jalutama ühte meie lähedal asuvasse linnaparki. Neid linnaparke siin Torontos on päris palju. Sai täitsa mägist maastiku kogeda seal pargis jalutades. Kogudus on meid väga soojalt vastu võtnud, oleme olnud koos 2 teenistusel. Kogu aeg väikene selline küsimärk on iga nädal üleval seoses Covidiga, et kas ja millal Kanada valitsus taas piirab kooskäimise tingimusi. Praegu tohib käia, koguneda üldse siseruumides kuni 10 inimest, aga see ei kehti veel kogudustele. Loodame, et see jääb niimoodi, et saame taas pühapäeval kokku tulla. Kuidas teil tervised on? On teil palavekku, kurkhaige? Ei. Ja valu midagi rohkem? Ei ole, kõik oli korras aasaga? Väga hea. Väga hea. Me võime saata selle küsimuse väikse lingi kohe valitsusele, et nad näevad, kui korralikult me teeme seda. Ja teil telefoninumber ei ole muutnud midagi? Ikka sama. Aga see, mida te pildis näete, on reaalne, mis toimub enne teenistust, ehk see kõik selleks, et kõik oleks korra järgi, oleks teada inimesed, kes kohal on, et kui juhtub, et keegi näiteks on haige olnud, siis on kohe nimekiri võtta, kes on olnud lähikontaktsed. Üks asi veel, muutused meie juures ja meie ümber ja meie elus on sellised paratamatud ja tavalised asjad. Kõige kindlam asi on see, et kõik muutub. Ja minu juures viis muutuse läbi, kui te nüüd 2 pilti võrdlete, siis peaks muutus näha olema. Aitas muutusele kaasa Itaalia vanem juuksur, kahjuks mul temast pilti ei ole. Aga väga muljetavaldav oli see, kuidas ta töötas. Käärid liikusid nii kiiresti, et ma pole ühelgi juuksuril näinud nii kiiresti käes liikumas. Ja väga südamega tegi tööd. Mitte hirmus palju mul neid juukseid ei ole, aga nägi väga palju vaeva nendega, küll ta muljus ja mudis neid selleks, et soeng tuleks välja selline, nagu ta siis pärast sealt välja tulemist oli. Peale pesemist küll kõik on jälle lame ja lössis nagu mul tavaliselt, aga Tõni nägi palju vaeva ja sain talle ka öelda seda, et tore on näha, kui inimesed südamega oma tööd teevad. Aitäh kõigile, kes te olete olnud kaasas meie Toronto ajaga, kes te olete kirjutanud, kes te olete tagasisidet andnud, kes te olete mõtelnud meie peale, kes te olete palvetanud. See on hea, see teeb südame soojaks, kui tunned, et inimesed on mõtetes meiega, olete erilised. Kohtume taas järgmises postituses.